No nii, tere Evar! Tere Meelis! Tulin sulle külla sellepärast, et tahaks sinuga vestelda. Me oleme sinuga vestelnud erinevates olukordades päris palju, aga tulin vestlema nagu niimoodi, et seda vestlust saaks ka jagada teistele. Ja tulin vestlema sellel teemal, et räägiks sinuga sinust kui meistrist ja sinu kui meistriks kujunemise loost ja natuke nii-öelda avada ka teistele sind kui nii-öelda käsitöölist. Aga alustame sellest, et enamikest, kes sind teavad ka, kus sa oled, aga kes sind ei tea, siis kus me tegelikult oleme? Me oleme Setomaal. Jaa, me oleme Setomaal Obinitsas, Obinitsa küla ja siis oleme ajaloolises majas, ajaloolises kaupmehe majas, kus oli, mis on umbes 100 aastat vana, ehitanud perekond Kalju omal ajal. Ja siin on olnud omal ajal selline Seto kultuuripere, kes on siis oma kaupluse äri pidanud ja Seto laule lauldud ja siin olevat olnud suur raamatukogu omal ajal ja seda kutsuti ka Obinitsa aknaks just selles suhtes, et siin käis külalisi ja etnograafi juba tollel ajal nii Soomest, Armas Otto Väisänen on pildistanud seda peret ja kui Venemaalt, kloostrist ja niimoodi. Et nõukogude ajal oli siin Sofoosi kontor ja olid sellised ajaloolised, sellised karmid ajad, nagu ikka need küüditamised ja põgenemised ja kõik nii ja naa. Ja siis see maja seisis nukralt tühjalt, päris pikalt oli juba päris niimoodi. Isegi vahepeal otsustati, et ei tea, kas peaks maha lammutama, aga siis Evar tuli kodukülla tagasi ja siis Üllega siis otsustas koos, et võib-olla ikkagi võiks siin proovida seda nagu korda sättida. Nii et siin majas on tehtud palju kunsti proovitud teha, aga käsitööd on võib-olla rohkem tehtud, jah. Millal see oli? Millal sa tulid tagasi? Tulin tagasi vast varsti juba 20 aastat tagasi või jah, peaaegu. Tulin Tallinnast tagasi õpingutelt ja elurännakutelt. Mis sa õppisid? Ma õppisin kunstiõpetajaks, pedas tolleaegses. Aga töötanud oled ka õpetajana? Vähe. Et algul oli jah niimoodi, et läksin õppima. Ma küll tahtsin kirurgiks saada, kunagi tahtsin, et lähen hoopis arstiks õppima, aga siis ikkagi läks niimoodi, et sattusin lahtiste uste päevale ühe sõbrannaga koos ja siis ma proovisin sinna hoopis. Ja läks niimoodi, et siis oli see käsitöö kunstiõpetus oli koos, aga siis vahepeal võeti Vene sõjaväkke aastaks. See oli just see aeg, kui Eesti poisid tulid koju, nii et pääses varem ära. Et mul oli seal ka sellised veel omad väiksed seiklused ja käigud. Ja siis oli juba joonistamine eraldi ja tööõpetus. Ma siis valisin selle joonistamise ja tööõpetuse. Või joonistamise kunstiõpetuse. Nii et mulle tasapisi hakkas kõik see meeldima, kuna Tegelikult ema oli siin Obinitsa koolis kunstiõpetaja ja mulle see kunstiõpetus ikkagi, või kunsti ja joonistamine on väikselt peale meeldinud. Vanaemad on teinud ikka neid kaltsuvaipu ja laulnud Seto laule ja kõik sellised asjad on ikka nagu käsikäes olnud. Kuna ma sind tean ka, mitte päris restauraatorina, aga restaureerimise ajast, siis lisaks nii-öelda joonistamisele, maalimisele sa oskad ka aaderdada. Kus sa selle õppisid? Jah, see oligi, et sattusin Ennistuskoda Kanut tööle, et algul Heinz Valk ja Peep Pilmet nendega alla sinna paberi restaureerimisse. Natukene sai sealt ettekujutust. Siis tegin vahepeal oma selle diplomitöö ära, mis oli graafikatehnikate restaureerimisest, et seal juhendas seda natukene siis Lembit Lõhmus.
alles aastate pärast, ütleme, see graveerimine ja kõik see tulid nagu tagasi ringiga hoopis teise nurga alt. Ja siis jah, et aaderdamiseni ma jõudsin, ütleme, sealt kanutist päris pikkade rännakutega, et küll vahepeal olin siis seal, restaureerisin seal nahk selliseid kohvreid ja piiblikaani ja mis seal ette tulid, sellised asjad. Ja siis sattusin suvel Muhu kiriku seinamaalinguid restaureerima koos Karl Gruppiga abiks. Ja siis sattusin Veneetsiasse õppima 3 kuuks just seinamaali restaureerimist ja freskot ja siis seal oli selline õppekeskus ja siis sealt tuli see aaderdus ja marmoreering. Et väga huvitavad õppejõud olid. Minu jaoks oli see selline ka nagu, muidugi kõik oli avastus ja uus, ma ei teadnud sellest mitte midagi, aga siis sai nii mõndagi aaderdatud siin, väiksemad uksed ja muidugi päris sellist taset nagu ikkagi praktikas kätte ei saanud, nagu ütleme, nagu juhendati, ütleme, kes seal Lääne-Euroopas pidevalt ja hästi palju neid teevad, et meil on hästi palju seda. Meil on nagu selline talupoja aaderdus ikkagi ja talupoja marmoreering on enamasti mõisates ka. Kunagi ma vaatasin, kui Kadrioru lossis oli keegi nüüd teinud, siis seal jah, mina oleks teinud natuke nagu kumavama, läbipaistvama, et see natuke kivimoodi oli, et oleks, aga et andis sellise koolituse vähemalt endal jälgida seda. Ja. Aga tegelikult ega see käsitöö ja see kõik on ikkagi kuidagi mõjutanud võib-olla sedapidi, et maapoisina pandi ikka kogu aeg neid maatöid tegema. Tollel ajal ju ei olnud ju seda internetti ja arvutit ja siis kui kunagi sattusin Ersamaale, Ersa puukujurite juurde, Raaliainiga trehvasime sinna, siis üks vana meister, kes võttis siis kuuri alt oma väikseid seal puukujusid välja ja näitas, mis ta oli teinud. Meil jäi Ainiga nagu suu lahti, millised kujud sealt välja tulid. Näed, kellelegi ei ole vaja, kedagi ei ole vaja, eks ju. Ja siis ta rääkis, et tegelikult nagu mehe kasvamisel ja kujunemisel on tegelikult see käeline tegevus ja käsitöö ikka väga oluline ja see on nagu vanast ajast juba olnud, et see aju arendamiseks on see välja ikkagi kujunenud aastatuhandetega, et selles suhtes võib-olla tänapäeval on isegi inimkonna ajaloos, ütleme viimased siin paarkümmend aastat on täitsa problemaatiline just kuna seda käeline tegevus väga paljudel tihti piirdubki ainult pöidla liigutamisega, mida on tegelikult liiga vähe. Taandarenetakse. Jah, ja tegelikult kui vaatad, mis ühiskonnas nagu tervikuna nagu toimub ka, ütleme, milliseid otsuseid siin, poliitikasse ma loodan, et me väga pikalt ei süvene, kuna ma praegu otsa lahti tegin. Aga ütle välja. Et siis need tunduvad nii nagu kultuurivaenulikud, et see suur selline traditsioonide ja selliste tavade ja kommete ja ütleme, mis mingitel aastatel tundus, et see on nagu ennekuulmatu või mõeldamatu, et üldse kuskil nagu suured juhid saavad nagu seda välja öelda, et see tundub nagu täiesti mõeldamatu, siis tänapäeval tundub, et on kasvanud juba sellised põlvkonnad peale, et nüüd nagu ei ole nagu mingid asjad enam nagu pühad või selles suhtes. Et see on väga kurb, see on väga nagu selline, et mis niimoodi edasi saab, et Aga tuleme selle tegevuse juurde, mis sa siin teed. Et sind teatakse, vähemalt ma arvan, käsitöölisena kõige rohkem kui sõlesäppa
võib nii öelda? No võib vist öelda küll, jah. Et selle juurde jõudsin ka siin Setomaal, et kui ma siin seinamaalingute tegemise ajal ja ütleme siin kohalik kool kinni pandi paar aastat, ma jõudsin koolis õpetaja olla, kunst- ja käsitöö. Et siis nagu tundus mingi moment, et Seto ehteid ja sõlgi tollel ajal ei teinud keegi nagu siin piirkonnas. Ja siis oli võimalus ühe koolituse kaudu väljendada seda soovi, et võiks nagu õppida ja siis oli võimalus õppida kunstiakadeemias, mis oli 30-40 tundi. Aga mis koolitus see selline oli? See oli selline, ütleme, tolleaegse Seto valdade liidu koolitused, vanu selliseid traditsioone. Kes käisid potseppade juures, tegid vana Seto ahju või korvi punumist ja mida iganes. Aga mina sattusin siis nagu kadunud Rolf Pahheli käe alla, kelle käest ma sain siis selle hõbeda juveliiri teemade nagu ABC, natukene ka Kärt Summa-Taavetilt ja siis elas veel Ellen Tamm, kes oli kunstiakadeemias graveerimisõppejõud pikalt olnud, et ta oli just ka pensionile läinud, aga ma sain sellist algnäpunäited. Tahtsingi küsida, et järgmine küsimus olekski olnud, et kas sa oled nagu pidanud ise nii-öelda nuputama välja või sa oled saanud ikkagi ka kellegi nii-öelda vana meistri käelt veel ikkagi mingid suunad kätte, aga mis said? No sõlgede koha pealt ei saanud. Need pidi nüüd küll ise aretama. Ma küll esitasin küsimusi, ütleme seal Rolfile. Aga mida tema tegi? Tema oli, ütleme, näiteks ma sain just, et kuidas hõbedat joota ja sellised asjad, sellised tehnilised asjad. Aga teatud nõu, et kuidas seda võidi teha või niimoodi, aga sellist otseselt need asjad tuli nagu ise katsetada välja. Tuli nagu mõelda, et kuidas, kas siis ette trugid. Algul ma nagu kohvrutustehnikas, ütleme, tegin päris palju sõlgi, aga siis hakkasin nagu erinevat moodi sinna neid võtteid juurde lisama. Eks ma muidugi uurisin ja jälgisin neid vanu sõlgi ja sealt oli palju ju, ütleme, kui tehnilisi asju tegid, siis hakkasid nagu sealt katsetama servast, eks, ega see nüüd kõige keerulisem ei ole, lihtsalt kuna tuli ka tellimusi ja soove, siis sai seda nagu lubada, seda nagu aretada, ega neid päris sahtlisse ei saanud nagu tehagi, esiteks. Materjal on kallis. Materjal ja ka, et leiba tuli kuidagi lauale teenida, et see andis selle võimaluse ja selles suhtes oli see tõesti selline põnev väljakutse. Mind väga nagu see huvitas. Aga muidugi selles suhtes ma ei saa öelda, et nüüd kindlasti kuskil mujal Eestimaal ja need väiksemad selgi on kogu aeg tehtud, neid on stantsitud ja neid on ju, ütleme, poodides on järjekindlalt ju kogu aeg olnud, aga nad on natuke teistmoodi. Need on ikka masintööd rohkem. Jah. Aga tead sa neid vanu meistreid ka ja mind näiteks huvitaks, kui palju neid üldse oli nagu mingi ajaperioodil koos, mitte et läbi aegade on olnud, kui palju siin või, et kas on nagu Setumaa peal 1-2 meistrit stabiilselt olnud või? Praegu on niimoodi, et kui vaadata, ütleme, Kaalukirme raamatut, jälle see Kaalukirme mul tegelikult vedas andis nagu kunsti ajalugu, aga oleks ma tollel ajal teadnud nendest sõlgedest temaga nagu juttu ajada või kõnelda, ta oli juba ju siis ju see sõlgede raamatut välja andnud ja tema see koostatud raamat, kus on need vanad meistrid ja meistrimärgid kõik seal taga nagu koos, ütleme Tartu, Võru, Põltsamaa, Viljandi meistrid Pärnus, et täesti ütleme meister Setomaalt, Kozlov, tuli ka Vetseri või kuskil, temal näiteks seda meistrimärki nagu üldse ei olnudki, et vanad need külameistrid, et nendel on teada, et nad on vahepeal nagu kirjutanud või graveerinud oma nime sinna. Aga minu teada temal meistrimärki ei olnud, et ma olen nagu ühte ta sõlge näinud,
kes olid nagu sellised, noh, nagu sellised külameistrid. Et enamus olid ikka ju, ütleme, linnameistrid. Et selles suhtes ja noh, mingi aeg kõige populaarsem oligi möödunud sajandi algusaegu, siis kui ega see sõle traditsioon väga vana ei ole, vast kas 1820 või 30 või millal see kõige vanem võib olla. Minu teada vanemat ei ole, nagu vanema aastaga ei ole nagu leitud. Aga noh, kindlasti ka nõukogude ajal sellised primitiivsemad ja lihtsamad ja selliste kuskil, noh, mis on näha, et võib-olla tõesti on sellised külameistrid teinud. Tõenäoliselt neid palju ei olnud muidugi. Siis neid sulatati ära, neid koguti kokku ja neid, ütleme nii, Soomes olevat paljudes kollektsioonides ja Peterburis on teada etnograafia muuseumis ja neid veel erakollektsioone ja nõukogudel, kui hõbedat on saada, siis olid ka paljud sulatati ära ja meil on isegi üks kogus, kus on lõigatud sõlelt tükk välja. Iseenesest väga hea graveeringuga sõlg. Aga sa teed peale sõlge teed veel ju traditsioonilisi ehteid, need, mis sinna nii-öelda naiste ehtede juurde kuulub. Jah, et ma olen ikkagi, ma arvan, noh, kõiki võib-olla ei ole veel teinud, aga isegi praegu on tulnud täiesti selliseid ehtetüüpe, üks pitsiline kee, mida ma momendil teen. Aga need oli ka nii palju eri variante, aga sellised, noh, kaalakõrd, kus müntide ümber siis kahele poole selline lülidest ketid ja siis neid teinud ja hõbekrõlle ja hõbesüdameid ja siis kodarrahasid ja noh, selliseid asju. Ja siis neid hõbelehti, mis olid vanema kostüümi juurde. Neid on ikka kõiki tehtud, käevõrusid ja kõrvarõngaid ja. Aga eks neid tegijaid järjest kasvab ka peale. Aga on sul tulnud sinu juurde õppima keegi? No Viljandis Kultuuriakadeemias ma olen nüüd mitu aastat 3. kursusele just seda sõle tegemist. Ja noh, ma arvan siin... Kui ta tunne on seal mantlipärijaid? Noh, kas mantlipärijaid, teda ma ei oskagi niimoodi ütelda, nad saavad nii paljudelt meistritelt pikemajalisi selliseid oskusi, et seal on, mul on nendelt palju õppida. See ongi ju hea, sa teed ise ka, et õpid ju kogu aeg õpilastelt. Ja, see on selline vastastikune. Rohkem kui 2 kätt on tänu õpilastele. Et see on selline põnev nagu valdkond tegelikult see käsitöö üldse ja selline, kui lihtsalt saad lubada seda aega ja panustada ja mul on palju õppida. Noh, ikka täpselt, mida rohkem tegeled, seda rohkem saad aru, kui vähe sa sellest tead, et noh, nagu tänapäeval on hästi palju jälgida, mis maailmas üldse on tehtud ja veel, et mis läbi ajaloo on tehtud, nagu ütleme ka, on see siis puit, kivi või metall. Noh, metallis ka on siis tööriistad, relvad ja siis ehted ja kõik sellised asjad, et mida kõiki on nagu tehtud, kui peenelt on seda tehtud, et tänapäeval me teame, kui palju neid tööriist on, aga kuidas siis tehti? Vahepeal ikka vaatad, et inimeses noh, et inimene on ikka omal ajal kasutanud tõesti julgelt neid ingel on abiks olnud nagu, eks. Et inglit appi. mingi nahalõike või mingi selline... No vaadates sinu kirjasid, mis sa sinna peale lõikad, mulle tundub, et sul on ka vahepeal ikkagi see ingel seal kuskil õla peal, kes aitab. No ega selles valdkonnas nagu peab ju kuidagi sinna müstikat, või et sa nagu ütleme, sa ju tegelikult ju nagu mediteerid. Ma arvan, et vanasti need käsitöölised olid noh, hästi sellised ka, et nad keskendusid ja see ongi, et siis mis laadi mõtted sul seal on, et kui sellised positiivsed ja helged, siis see kõik ikka läheb sinna materjali ka sisse sinna. Ja ma täiesti usun, et ega see tuleb nagu kandjale ka nagu tagasi, on talle nagu abiks, kaitseks ja nii ütelda nagu aitab nagu arenguteel, eks, ja eluteel ka.
kaasa, et selles suhtes ma arvan, on meil päris suur missioon ja võib-olla maailm on ka selliseks läinud, kuna nii palju on seda robot- ja masinatööd, et eks, et selliseid hingetuid asju on hästi palju. Nõus. Et mingitel aegadel, kui ütleme, kõik inimese ümber oli, alates nõud, lusikad ja kõik oli siis selline, siis see suure kapitalismi tuhinas on nagu läinud see kõik hoopis ütelda hingetuks. Ja tegelikult me näeme ka sellist nagu tulemusi, et ütleme ka inimene ise muutub selliseks võib-olla isegi kohati nagu anonüümsemaks ja isegi nagu, ma ei tea, julmemaks või oma otsustes, et enam ei arvestata neid selliseid mastaape või tulemusi, et ütleme, tead ju ise, kuidas metsas vanasti puid lõigati, eks ja mis ajal, eks ja mis nüüd toimub, eks. Ja. Et kõik need teemad sinna juurde. Jah, et mis me saame nagu teha, mis me saame teha? Kas me saame midagi teha? Saame ikka, me saame ollagi need, kes me oleme, jätkata seda, mis on meil tugevalt sees ja hoida seda ja anda seda nii-öelda elutervena edasi ja olla õnnelikud, kui keegi selle üles korjab. Ega me, tegelikult see on küll kulunud väljend, aga ongi, et iseendast hakkab asi pihta. Kui ise tunned seal, ise tunned selle asja sees ennast tervena, siis tegelikult on ka sinu ümbritsev mull või see maailm, sinu lähedane maailm ka terve, ma arvan. Jah, eks ta nii on, et ongi, et võidad iseenda, siis alles sealt hakkab see nagu pihta või see ütleme. Jah, eks ta nii on. No lisaks hõbedale sa ka maalid. Ma olen näinud väga ilusaid ja mõjusaid maale. Et pintsel on sul päris tihti käes ja see nii-öelda see viiruseperiood vist isegi aitas sellele kaasa heas mõttes. No jah, aasta tagasi sai Ülle raamat üks, kus ma just siin maalisin selle raamatu jaoks nagu maale. Siin selja tagagi need kaks tükki neist. Ja siis nüüd kevadel Setoike Baana teemalisi maale maalisin. Et mulle meeldib just kevadel nagu maalida. Eile ma vaatasin just, et oi, et need õunapud praegu õitsevad tõesti selline õunapulõhnad nii, et tõesti mul on juba lõuendud juba valmis ja mulle meeldib siis nagu õunapuel nagu istuda ja seda õiestikku nagu maalida või kuidagi. See on hästi selline ka meditatiivne tegevus, et üks mu õpetajaid, Lembit Kiisson, kelle maal on see lauluema Taarka seal taga. Ja, et tema ütleme, oli ka hästi palju erinevaid käsitööd ja ütleme küll skulptuure ja kõike sepist ja teinud ja siis elu lõpu all, kui ta jõudis, siis ta 20 aastat nagu ütles, et ta lemmiktegevus on ikka see maalimine. Et see on selline mõnus nagu süvenemine ja sa saad seal oma maailma luua. Just mulle meeldib, et me ei ole nüüd nii täpselt, et seal nüüd figuure või midagi välja maalib, aga kuidagi teisiti. Lisaks maalidele kannad sa värve ka mujale? Ka trükid? Üllega. Jaa, et see asi tuli, ütleme, kuna ma tegin ka seinamaalinguid omal ajal Tallinnas veel lõpus, siis tuli üks selline pakkumine, et Härjapea talus Vabaõhumuuseumis, et seal oli vanade mustrite järgi käsitöö tapeete teha. Et nüüd tänapäeval on see lihtne, eks ju, juba trükitakse lihtsalt hästi lihtsalt välja. Aga siis sai taastatud need nagu siiditrüki tehnikas seal need vanad tapeedid, mis on seal Härjapea talus siiamaani. Ja siis siia galeriisse sai tehtud ka nagu just setomustrite baasil ja sellised ka vanemad sellist. Et need on ka Irboska muuseumis on neid minu tehtuid ja siis Saatse muuseumis ja siis osades seto härrade kabinettides. Siis sa teed ka trükipakki ise, sa ei osta nii-öelda kõik kuskilt soojalt maalt. Need siiditrükid ja trükipakutehnika on veel eraldi.
et need ma lõikan ikka ise, jah, trükiklotsid. Ma olen näinud, jah. On vast paarsada klotsi on, mis on ise lõigatud. Ja siis Ülle trükib neid seto siide, mis siis rahvarõivaste juurde lähevad ja selles suhtes need erinevad käsitöötehnikad, need on kuidagi nagu noh, nagu ka mõnusad. Ma olen tõesti ju puiduga natukene tegelenud, hõbedaga ka natukene, paberiga ka veidikene, eks ju, seinamaalingutega. Tegelikult on nad ju, need materjalid on erinevalt väga head, et noh, saviga ka mingil ajal, see võib-olla tuleb veel tagasi, sest savi on selline ka jälle plastiline ja ma arvan, et on nagu lastele või noortele on väga käeliseks arenguks ka vaja. Algul, kui me rääkisime sellest pöidla liigutamisest ainult, eks ju, et ütleme, kujutad ette, et sellest üleminek nagu puu juurde on liiga karm. Võib küll võtta pehmema puu, eks ju, pärn või lepp või midagi alustuseks, eks, porgandi ka, eks. Aga savi oleks ka jälle selline vahelüli või selline etapp sinna, et ma arvan, et need kõiki asju, need on meie missioon ikkagi, Meelis, nagu sellega tegelda natukene. Üritame. Proovime, teeme ära. Nii kuidas me jaksame, ega me ka kõik ei... Õnneks on teisi ka hästi palju rahvast. On. Aitäh. Seto kultuur on sul väga hingelähedane, aga see vist ongi su elu ja sinu nii-öelda olemus, et see ei ole külge võetud või see ongi... Noh, see on selles suhtes, et eks see vahepeal on olnud rohkem nagu ka varjul või noh, ütleme, et väiksena, ega me praegu ka naise Üllega räägime ikka nagu seto keele. Meelisega ma vist nakkagi seto keele kõnelema. Ma mõtlesin korra, et võiks rääkida, aga siis peaks hakkama alla subtiitred panema. Ja, et las olla, et seto mõistva, juba vanasti üteldi niimoodi, et setod mõistavad kohati, nad õppisid eesti keele paremini ära kui eestlased ise. Väike rahvas, eks ju, pidi venelastega teisel pool suhtlema ja siis eestlastega samamoodi. Et noh, jah. Et selles suhtes Setomaal ilma seto laulu ja seto nende traditsioonideta, noh, minu jaoks nagu see oli elementaarne, et ma seda väiksena, isapoolne vanaisa laulis seto laulu, ma ise väiksena siis ka kuulasin seda ja kuhugi jäi see nagu meelde. Ja laulad praegugi? Ja praegu ka laulan, jah. Praegu ütleme setomeestega, laulame seto laulu ja üks seto väike punkbänd on isegi siin naaberkülameestega ja siis naine Üllega on meil Baba ja ka duett. Tean. Ülle sõnad, minu viied ja sellega on ka selline setokeelne looming. Et tegelikult maal, ma arvan, see kunst, käsitöö, kasin elulaad, korilus, kõik see kuulub selle elulaadi juurde, et see nagu aitab nagu oma seda aega, nii üüriki, kui ta siin on, eks ju, maakera peal, et aitab nagu seda tihedamalt elada ja siis läbi selle ka maailma mõista ja tunnetada ja et see on nagu jah, see maaelu järjest rohkem, ütleme, see loodus ja kõik. Sa näed eri aastaaegasid ja kevadel käid metsas seal kasemahla korjamas ja vaatad, kui jää läheb ja koprad siis jälle langetavad seal midagi ja taimed ja kõik see. Et ma arvan, et me elame, ütleme, see piirkond, et see on väga suur õnn, et siin saab niimoodi elada veel, et on seda puhast loodust ja puhast vett ja ikkagi suhteliselt sellist vaikust ja kuuleb linnulaulu ja sa saad käsitööd teha, sul on distants ja sul on, ütleme, selle vastu ka nagu, distants, ma mõtlen, saad olla omaette, kui tahad, eks ju. Saad, et on, ütleme, ka õpilasi ja huvilisi ja
tegelikult on meil päris selline vahva amet. Jah, nõus. Jah. Aga aitäh, Javar. Jah, aitäh, Meelis. Ja et sul jätkuks seda sära silmades ja neid õunapuid õitseks ikka iga kevadel sulle. Jaa, ikka. Sulle ka. Aitüma. Hääd sulle.